Tervist, mina olen Taavi Pertman ja sa kuulad Raha raadiot või siis seekord esmakordselt vaatad YouTube'ist ühte veidi udust videot. Aga küsisin siis mõni aeg tagasi rahafoorumlaste käest seda, ütlesin, et on olemas üks selline kiirem viis, kuidas investeerimisega rikkuseni jõuda, mida ka investeerimiskogukonnas mõned tuntumad nimed on kasutanud. Ja tõin siis nimedeks välja Ergo Mõttus, Kristjan Liivamägi ja Marko Oolo ning küsisin, et mis see ühine osa neil on, mida nad kõik on kasutanud, ka siis teadlikult või vähem teadlikult, et kiiremini oma portfelle kasvatada. Ja mingis mõttes võiks öelda, et see oli natuke nagu trikiga küsimus, sest et ma pidasin silmas sellist asja, mis on rohkem, ütleme siis, metatasandi tegevus, ehk see ei ole selline väljastpoolt otseselt nähtav asi ja võib-olla selle vastusena välja pakkumine või äraarvamine on isegi siis keeruline, kui sa oled selle peale kunagi juba tulnud, aga ma arvan, see küsimus õigustas ennast ikkagi, sest et sinna alla tuli päris palju huvitavaid mõtteid, mis on kah tõsi, et kindlasti kõik neist on neid asju teinud. Et kindlasti silmaringi mõttes ja mõtete saamise osas kindlasti hea küsimus ja head vastused seal all. Aga enne kui ma lähen selle juurde, et mida ma silmas pidasin oma selle kiirema viisi all, teen kiiresti hästi lühikese kokkuvõtte kõigi nende investorite teekonnast, et oleks selline väike taustsüsteem kõigil ühine vähemalt. Et alustame siis kinnisvara investor Ergo Mõttusest. Tema alustas 2002. aastal kinnisvaramaaklerina ja hakkas samal ajal ka kinnisvara hindajaks õppima. Ehk siis läks kinnisvara turule ja sai üsna kiiresti aru, et ise kinnisvaratehingute tegemine on palju huvitavam ja potentsiaalikam tegevus kui siis see maakleri või hindaja töö. Ja alguses, nagu ma aru sain, on ta tegelenud ka flippimisega, ehk siis ostis korteri ja müüs kallimalt maha. Võimalik on ka selline asi nagu floppimine, et ostad kallilt ja müüd odavalt maha, aga ma sain aru, et temal läks päris hästi sellega. Ja sai sealt üsna hea algkapitali. Ja üsna kiiresti siis hakkas ühel hetkel ka heitama oma üüriportfelli. Ja viimati, kui ma kuulsin, siis kinnisvaraportfell oli seal umbes 220 ühikut, mis tähendab, et seal sees on siis hunnik eluruume ja mõned äripinnad ja siis lepinguid on 220 tükki vist, et üürilepinguid. Et selline üsna muljetavaldav kogus. Ma ei teagi, kas mõni teine selline, ütleme siis, et mitte suurfirma, vaid investor, kes iseseisvalt neid asju on ehitanud, et kas keegi teine on üldse sellise numbrini Eestis jõudnud. Aga jah, et väga selline uhke tulemus. Võib-olla, ma ei oleks üllatunud, kui see number tänaseks on juba veel suurem, sest et viimati tundus, et kasvutempo päris kiire, aga kes teab. Et tänase seisuga igal juhul on sealt objektidelt laekuv üüritulu piisavalt suur, et katta ära Ergo finantsvabadus mitmekordselt. Ehk ta ei pea otseselt tööd tegema, et ära elada. Nii. Üks kõrvalmärkus oli juurde, et Ergo tegeleb või vähemalt siiani on tegelenud praktiliselt ainult kinnisvaraga, ehk siis tema on fokuseerinud kinnisvaraturule. Kinnisvara puhul on üks tugev eelis, mis protsessi veel kiirendab, mida teistes varaklassides on keerulisem leida, on see, et siin saab kasutada võimendust. Ehk laenuraha on üsna odav, mis tähendab seda, et sul on vaja võimalikult või mitte võimalikult vähe, aga üsna vähe enda raha võrreldes sellega, mida sa kasutada saad. Et näiteks, et oletame, ostad 100 000 eurose korteri, enda raha paned siis 40 000 ja 60 000 on laenuraha. Ehk siis sa saad osta 100 000 korteri ainult 40 000 euro eest. Ja see kiirendab seda raha teenimise protsessi päris hästi. Võib ka muidugi vastupidi mõjuda, et kui krahhi ajal seda teed ja halvasti läheb, siis võib väga kiiresti sind pankrotti viia. Aga kui hästi teha ja riske manageerida, siis aitab kiirendada protsessi päris palju. Teistes varaklassides on seda üsna keeruline teha,
et jah, ka aktsiatest saab väga madala intressiga laenu. Interactive Brokers'is on see intress vist isegi madalam kui kinnisvarast saaks, aga aktsiatega on see probleem, et tagatise väärtust kontrollitakse reaalajas, ehk siis kui aktsiaturul midagi väga negatiivset juhtub, siis võid üsna kiiresti saada teate, et kanna raha juurde või lähevad positsioonid müüki. Ja võib-olla mustema stsenaariumi korral müüakse aktsiad maha sul, et seda võlga nii-öelda ära katta. Kinnisvara puhul, kui toimub mingi lühiajaline krahh, kus hinnad hästi palju kukuvad, siis keegi ei vaata seda iseenesest. Et pigem vaadatakse ärilaenude puhul siis reeglina selle ajal, kui sa pead uue lepingu tegema ehk laenud refinantseerima või siis vaadatakse mingite krahhide ajal võib-olla kuskil seal keset krahhi või siis, kui maksetega hakkab probleeme tekkima. Et reaalajas keegi ei vaata seda. Et selles osas kinnisvara on, ma ei taha öelda, et ainus varaklass, aga ainus, mis mulle hetkel pähe tuleb, kus saab laenurahaga efektiivselt kasutada nii, et seda riski on võimalik mingil määral manageerida. Teistel juhtudel on see tunduvalt keerulisem. Teiseks, vaatame siis põgusalt Kristjan Liivamägi teekonda. Ehk tema alustas investeerimisega 2006. aastal, ehk tegi esimesed börsitehingud siis ja muu osas ostis näiteks Saku õlletehase aktsiat, sest et tudengid kippusid palju õlut tarbima, et selline üsna huvitav loogika, mida kindlasti paljud on kasutanud ja tunnevad ära. Ja 2009. aastal sai siis temast Ernst & Youngi audiitori assistent ja seal tõusis 5 aastaga juhtiva audiitoriks. Ehk siis tegi üsna korralikult karjääri, selline töömaht oli, mitte öelda, et päris tappev, aga põhimõtteliselt võiks võib-olla niimoodi kirjeldada, nii palju, kui ma seda lugesin. Et koormus oli üsna kõrge ja lisaks ta omandas selle kõrvalt siis veel ka majandusalase magistrikraadi ja hiljem doktorikraadi. Ehk siis haris ennast investeerimisalaselt üsna aktiivselt. Doktorantuuris lisaks hakkas siis ka Kristjan andma erinevaid loenguid investeerimise ja rahaasjade teemadel ja tegi seda siis nii TTÜs ehk nüüd on ta TalTech kui ka Minoris. Ehk siis tegeles, ütleme nii, et ilmselt kogu aeg vähemalt 2 koha tööga, aga võib-olla siis vahepeal ka 3 või 4 koha tööga, sest et lisaks sellele tegi ta ka palgatöö kõrvalt erinevatele ettevõtetele ja investoritele igasuguseid finantsanalüüse ja mentorlust, mis tõi siis üsna korralikult lisatulusid ja midagi tegi ta raudselt veel, mida ma ei mäleta. Oma portfelli haldab ka üsna aktiivselt, nii et see on ka päris suure ajakuluga töö. Ja tänaseks on Kristjani portfell ületanud siis 1 miljoni euro piiri ja see katab tema pere elamiskulud ilusti ära. Et ilmselt ka mitmekordselt. Ja nagu enne mainisin, et Kristjani puhul kindlasti on teekonda kirjendanud märkimisväärselt ka see, et ta on peaaegu alati või ongi alati töötanud mitmel töökohal. Ehk siis ta ei ole teinud sellist väikese koormusega tööd, vaid ta on päris intensiivselt tööd teinud. Ehk siis kes oli rämedaid töötunde teinud, nagu üks kommentaator oli Facebookis ütles. et selline variant aitab ka kindlasti kaasa. Ja siis kolmas näide ehk Marko Oolo. Marko alustas investeerimist 2014. aastal ja töötas selle ajal siis TransferWise'is ehk tänane Wise. Mõni aeg hiljem alustas ta sellist asja nagu investeerimisklubi ja seal ta siis kutsus esinema igasugu erinevaid eksperte ja muid investeerimishuvilisi. Sealhulgas oli ka, või on isegi siiani olnud mul au mitmetel üritustel esineda seal. Ja selle käigus siis õppis ta ilmselt oma jagu investeerimise kohta juurde. Ja siis mõned aastad hiljem, ehk 2018. aastal, läks ta tööle Super Angelisse.
ehk siis selline riskikapitali fond, mis investeerib varajases faasis startupidesse. Ja lisaks on ta siis ka hakanud ise idufirmadesse investeerima ja mõnel juhul on ta siis ka olnud Funderbeamis juba juhtinvestori rollis. Ehk siis tema on see, kes paneb siis nii-öelda selle kõige suurema investeeringu ettevõttesse ja on siis justkui investorite esindaja selles rahastamisvoorus ja ettevõttega suhtluses. Ja ma ei ole eriti hiljutist infot avalikult näinud, et mis seisus Marko portfell täna on, et viimati oli kasvutempo päris hea, aga ma ei hakka midagi siin täpsemalt kommenteerima, sest et ma ei ole kursis, mis ta avalikult on jaganud. Ja ma usun, et selle põhjuse pärast, mis ma mõtlesin selle all, mis kõiki neid ühendab, on lähiaastatel oodata või siis juba on seda näha, ma ei tea, üsna kiiret kasvu tema portfellis. Ehk see kasvutempo tõenäoliselt kiireneb. Ja tulleski nüüd siis selle asja juurde, et mis neid kõiki ühendab, et kindlasti neid põhjuseid päris palju, nagu ma enne ütlesin, siis seal kommentaarides oli selliseid mõtteid oma jagu, mis kõik vastavad tõele, ehk siis kõik nad alustasid investeerimisega päris kiiresti, kui see mõte tekkis. Ehk ei olnud sellist asja, et peaks investeerima hakkama, ma nüüd 5 aastat uurin, vaid tekkis mõte ja nad hakkasid tegudeni päris ruttu. Ma ei ole kuulnud, kas Ergol ka midagi halvasti läks alguses, aga Marko ja Kristjan esimesed tehingud ilmselt liiga hästi ei läinud, nii palju kui ma mäletan. Kui ma just valesti ei mäleta, aga minu arust need tehingud liiga head ei olnud. Et selles mõttes ei läinud kõige paremini, aga nad hakkasid tänu sellele pihta, tekkis huvi, õppisid ja tänu sellele on neil läinud väga hästi. Lisaks kindlasti on kõigil neist rahaasjad ilusti kontrolli all, ehk isegi praegu, kui nad on finantsvabad, nad ei tee ebamõistlikke kulutusi, nad ei ela nii-öelda laia elu või mis iganes, ei ole mingid kalleid sportautosid ostnud, mis pankrotti viiks ja nii edasi, et nad elavad enda võimaluste piires, või õigemini nii palju, kui ma kuulnud olen, siis nad elavad tublisti alla oma võimaluste. Ehk siis nad võiksid teoorias rohkem kulutada, isegi ilma, et see kuidagi finantsseisule halvasti mõjuks, aga nad ei tee seda. Samuti juba mainitud, nad kõik on teinud roppu moodi tööd ja kõik nad harrastavad mingil määral tervislikke eluviise, ehk siis tegelevad spordiga ja see on üks kõrgemaid prioriteete. Ehk see ei ole selline, et kui ma aega saan, siis ma teen, vaid nad teevad seda kõik ikkagi üsna sellise, peavad seda tähtsaks osaks oma elust või sellest vundamendist. Nagu Kristjan Liivamägi on öelnud, et see on osa olulist vundamendist. Et lisaks kõik nad on õppinud teiste pealt, ehk siis näinud teiste inimeste kogemust ja selle pealt õppinud. Ehk nad on mingis mõttes tunnistanud endale, et nad ei tea asju võib-olla, et peaks vaatama teiste käest, kes on võib-olla selle teekonnal juba käinud, kuhu tahad minna ja vaadata ja õppida sellest tegevusest. Et kui sina tunned, et sa juba kõike tead, siis ilmselt see ei mõju eriti hästi elus. Ehk siis klassikaline näide, mida ma olen ka mitmeid kordi toonud, on see, et on selline õnneks mitte just liiga suur seltskond inimesi, aga mingi seltskond inimesi, kes käib juba, ma ei tea, 7. alustajate investeerijate koolitusel ja siis kirjutab tagasisidesse, et ma ei ole veel ühegi tehinguni jõudnud, aga ma ei saanud mitte midagi uut koolituselt teada. Ehk siis see on selline, ma ei tea, kas sellele mingit ametlikku nimetust on, aga see on see inglise keeles know it all sündroom, eks, et ma juba kõike tean. Et ma ei saanud midagi uut teada ja kui sa arvadki, et sa juba kõike tead, siis ei saagi sulle midagi uut õpetada, eks. Et mis sest, et koolituse esimene õppetund on see, et tee tehing ära. Et vahet pole, kas sa julged või oskad või teed midagi halvasti, tee väikeste summadega tehing ära. Ja inimene ei tee seda ja siis väidab, et pole endist midagi õppindeks. Et nemad on kindlasti eduni jõudnud sellepärast, et nad ei ole sellist
neil ei ole sellist mõtteviisi, et ma olen nüüd hullult tark ja mul ei ole midagi õppida. Samuti võiks öelda, et neil kõigil on ühisosa ka see, et nad kõik läksid õppima ülikooli, vähemalt algselt eriala, millel nad tööle ei jäänud. Ehk siis, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, siis ma ei mäleta, mida Marko õppima läks täpselt. Mingi selline pikem nimi oli. Aga Marko igal juhul ei läinud sellel alla tööle. Kristjan õppis minu arust logistikat ja ka sealt juba väike praktika sai selgeks, et ei taha selle tööga tegeleda. Ja Ergo õppis vist maamõõtjaks ja tegelikult siis lõpetas üldse makleri ja hindaja, kinnisvara hindajana, eks. Et võiks öelda, et kõigil on see ühine. Et ma kahtlustan, et see ei ole nagu see, mis aitab rikkusele kaasa, et sa valid endale nii-öelda vale eriala. Aga sellegi poolest siin on üks oluline selline omadus, mis tõenäoliselt aitab, on see, et nad julgesid vajadusel suunda muuta. Ehk siis nad said aru, et see eriala või see suund, mis nad on valinud, ei ole see, mis on nagu õige. Et see ei vii sinna, kuhu ma tahan ja nad võtsid julguse, et seda suunda muuta, minna uuele erialale ja tegutseda. Et see osa, ma usun, et on üsna oluline, kui sa tahad kuhugi jõuda. Ja siinkohal ei ole oluline, kui vana sa oled, eks. Et kui sa oled 50, 60, aega on vähem, aga on ka 65-aastased, kes on eriala vahetanud ja uues erialas üsna edukaks saanud, eks. Et see on raske, muidugi on see kõvasti raskem, et kui 20-sena või 25-sena seda teha, aga saab ka hiljem, et see ei ole vabandus. Kui sa tahad, siis on võimalik eriala muuta. Ja jah, et need kõik on sellised ühisosad neil. Aga mida ma silmas pidasin, on see, kui ma seda küsimust küsisin, on see, et neid kõiki ühendab selline asi. Mulle üldse see sõna ei meeldi, aga nad on leidnud siis sellise, see sõna on nii ära leierdatud mingites imelikes korporatiivkontekstides. Aga ühesõnaga nad on leidnud sellise nii-öelda sünergia või ühisosa oma aktiivse tulu ja investeerimistulu vahel. Ehk siis, kui nad arenesid investeerimisalaselt, siis see tähendas seda, et nad arenesid ka aktiivse tulu koha pealt. Ehk siis ühe ja sama ajakulu eest said nad paremaid tulemusi mõlemas valdkonnas. Ehk mida ma täpselt silmas pean, on see, et võtame näiteks Kristjan Liivamäe näite, et see on kõige lihtsam selles osas mõista, et tema, kui ta õppis paremini investeerima, siis ta õppis ka paremini enda tööd tegema. Ehk siis ta töötas sellisel alal, mis on nii-öelda finantsala ja kui ta õpib näiteks audiitorina finantsaruandlust paremini tundma ja ettevõtete rahavoogusid ja nii edasi hindama, et neid protsesse hindama, siis see võimaldab tal ka investorina paremaid otsuseid teha. Ja täpselt vastupidi, et kui ta seal seda doktoritööd tegi, siis ja õppis paremaks investoriks saama, siis selle käigus õppis ta tõenäoliselt ka paremaks nii-öelda, kas see lektor on siis õige sõna või õppejõuks. Ühesõnaga ta õppis paremini loengud andma, et investoritele huvitavamat juttu ja kasulikumat juttu rääkimaks. Et tõenäoliselt aitas see tal ka palgas juurde saada. Ma muidugi ei tea, kas see palgatõusule mõjus hästi või mitte, aga ma kahtlustan, et võis mõjuda. Aga kohe kindlasti mõjus hästi tema sellele aktiivsele tulule, ehk siis see nende analüüside tegemisele ja investorite mentorluse osale, et ta oli ennast arendanud ja ta oli seda ka demonstreerinud, et ta on väga heade teadmistega investeerimise vallas. Et selles osas, kui ta kulutas aega näiteks loengute ette valmistamisele ja õppis selle käigus midagi, siis see aitas tal teha paremini oma tööd
ja aitas ka paremini investeerida. Ehk täpselt sama ajakulu eest sai ta nii-öelda arengut nii oma aktiivses tegevuses kui ka oma investeerimisportfellis. Sarnaselt Marko puhul näiteks, et jällegi ma ei tea seda kõiki detailisid, aga kõrvaltvaatajana tundub, et see, et Marko tegeles enda investeerimisalase arendamisega, viis selleni, et tal oli võimalik Super Angelisse tööle minna ja ehk siis ta arendas ennast nii-öelda investeerimise vallas ja sai samal ajal ka endale, ma ei tea, kas tulude mõttes parema koha. Ma eeldan, et see võib olla tulude mõttes ka parem koht, võib-olla ka huvitavam koht siis mingis mõttes hetkel vähemalt selles faasis, et sai minna Super Angelisse tööle tänu sellele ja nüüd hakkab ka tööle, ma kahtlustan, et hakkab tööle vastupidine mehhanism, ehk siis seal tööl olles ta õpib igasuguste kogenumate tegijate käest nii mõndagi uut investeerimise kohta, eriti siis just selliste varajases faasis ettevõtetesse investeerimise kohta, mis aitab esiteks tal olla väärtuslikum töötaja, ehk võib suurendada tema nii-öelda palgatulu ja samal ajal aitab tal ka teha investeeringuid paremini, ehk suurendab tema investeerimisportfellist saadavat tulu. Ehk jällegi, vahet pole, kas ta siis õpib investeerimist või areneb tööalaselt, mõlemad asjad mõjutavad nii aktiivset tulu kui ka tema portfelli tulu. Vähemalt teoorias, eks. Et praktikas kunagi ei tea, aga julgen arvata, et see mõju tuleb. Ja see on ka üks põhjus, miks ma arvan, et see kasv hakkab nüüd plahvatuslikult nii-öelda kasvama, et ta on jällegi ühildanud need asjad, ehk ta saab kulutada oma aja põhimõtteliselt mõlema asja arendamiseks korraga. Nii, lihtsalt startupide puhul seda tulemust näha on võib-olla vaja oodata mõned aastad rohkem kui niisama, et kinnisvaras näeb äkki kiiremini. Tüüritulu hakkab juba ideaalis 2., 3., 4., 6, oleneb kaua seda korterit vaja renoveerida ja nii edasi, aga üsna kiiresti hakkab tulema. Ja Ergo puhul, Ergo puhul on seda natukene, alguses on seda hästi lihtne näha, et kuna Ergo tegeleb kinnisvarasse investeerimisega, siis ilmselgelt kinnisvaramaakleri ja hindajana on sul teatavad eelised, ehk siis see aitab sul leida paremaid tehinguid ja sinu töö on otsida kinnisvaraobjekte, mida müüakse ja neid nii-öelda müüa, kinnisvaraturul kätt pulsil hoida ja kui sa tahad kinnisvarasse investeerida, siis see, et sa juba kinnisvaraturul kätt pulsil hoiad, tähendab, et sul on juba oma jagu eelisteks. Eks sa kulutad, põhimõtteliselt teed samu asju, mida sa teeksid kinnisvara investorina, teed sa ka maaklerina. Vähemalt väga suur osa on sellest kattuv. Ja nii ta siis saigi mõned sellised tehingud, et oli just kui maakleri rollis ja nägi mingit objekti, mis talle endale huvi pakkus ja siis ostis selle ise ära. Ehk selline kaks asja jälle üheseks. Et sa teed oma tööd ja samal ajal sa aitad oma investeerimisportfelli ka sellega. Sa panustad jällegi üks ja sama kogus aega ja energiat ja mõlemad asjad liiguvad edasi. Et seda nii-öelda vastupidist mõju on natuke keerulisem hinnata, et kui palju see investeerimine positiivset mõju omas tema nii-öelda palgatööle, aga sedasi, kui tahta seda sisu leida või see seost leida, siis võiks öelda, et võib-olla see, et ta mõned objektid ise ära ostis, suurendas tema nii-öelda maakleri läbimüüki. Ehk siis ta jõudis rohkemate tehinguteni või kiiremini mingite tehinguteni, eks. Et selles mõttes natukene toetas seda poolt ka. Aga siin on just olulisem pigem see, et ta oma seda investeerimise portfelli aitas oma tööga päris palju kaasa. Ehk siis, kuhu ma nagu jõuda tahan, ongi see, et me nagu igapäevaselt liiga palju ei mõtle sellele,
noh, võib-olla mõni mõtleb, aga tavaliselt väga palju sellest ei räägita nii-öelda igapäeva vestlustes, et aja ja energiakulu on üsna oluline osa sellest, et kui kaugele me jõuame. Et lühiajaliselt, jah, selline kuu aeg, 2 kuud, 3 kuud, võib-olla 6 kuud, noh, nii suurt rolli võib-olla ei mängi, aga mida pikem periood, seda suuremat rolli hakkab mängima see, et kuhu ja kui palju sa aega ja energiat saad panustada. Ehk siis nendel juhtudel nad vahet pole, kas nad õppisid investeerimist juurde või nad arendasid ennast tööalaselt, mõlemal juhul oli väga suur kattuvus. Ehk siis investeerimisalane areng aitas ka tööalaselt ja tööalane areng aitas ka investeerimisalaselt. Ehk siis see ühisosa on seal minu hinnangul üsna oluline. Et kui sa näiteks töötaksid, oletame, et sa töötad haiglas, siis see, et sa õpid paremini investeerima, ei mõjuta ilmselt sinu palka mitte kuidagi. Et jah, see võib kaudselt omada mingit psühholoogilist mõju, et sa tunned ühel hetkel võib-olla enesekindlamalt ennast ja nii edasi, aga vaevalt sinu ülemused ütlevad, et kuule, sa oled jube osav investor, et sa väärid kõrgemat palka, et siin ei ole nagu mingit seost. Samamoodi ei pruugi seesama haiglas töötamine, ehk siis lähed mingile täiendkursusele, õpid mingi uue operatsiooni ära, näiteks kui töötad kirurgina ja siis, et see erialane operatsioon ei muuda nagu sinu investeeringut kuidagi paremaks. Et selles osas see kattuvus on üliväike. Ehk siis, kui sa tahaksid sellise haiglas töötajana saada näiteks, ütleme siis, sama heaks börsi või laenudesse investoriks nagu Kristjan Liivamägi, siis peaksid seda tegema oma töö kõrvalt ehk tööle lisaks. Et Kristjan teeb seda tööd ja erialast või seda investeerimisharimist mõlemat sama aegselt, aga sina peaksid leidma veel mingi sellise 8 tundi päevas kuskilt lisaks, et siis jõuda nagu järgi. Et see on kõvasti raskem, eks. Et seda aega leida on, oleneb inimestest, mõnel juhul võimatu, mõnel juhul üli suure koormus. Aga jah, et isegi kui sa siis hakkad seda nii-öelda, ütleme, et sa leiad selle aja ja hakkad ennast investeerimises hästi palju arendama, siis see tähendab seda, et tõenäoliselt ei ole sul aega, et ennast erialaselt nii palju harida, eks. Et kui mõelda, et need eespool toodud näited arendavad ennast nii investeerimisalaselt kui ka tööalaselt, nii tööl olles kui ka peale tööd, siis võimatu on 2 asja samas mahus teha. Et sa saad valida, kas sa arendad ennast tööalaselt või siis arendad ennast investeerimisalaselt nii palju või arendad ennast mõlemal alal umbes pool sellest ajast, mida nemad mõlemal ajal korraga arendavad. Et seda nagu ei ole võimalik, lihtsalt puhtaajaliselt ei ole isegi võimalik samamoodi ennast 2 alal arendada, eks. Et aga kuidas siis seda ise ära saaks kasutada, sest ilmselgelt on nende inimeste puhul tegemist selliste inimestega, kes vähemalt mingil määral naudivad seda investeerimistegevust, ehk see tegevus on neil huvipakkuv või on olnud huvipakkuv. Ma ei tea, kas Ergole kinnisvara investeerimine nii huvitav enam tundub peale 200 pluss objekti. Aga ühel hetkel on see päris huvitav olnud ja nad on selle alla pannud lugematu arvu tunde, eks. Et ilma selleta on tõenäoliselt päris raske, et kui sind investeerimine kui tegevus nii palju ei huvita, siis tõenäoliselt on see päris keeruline esiteks sellesse valdkonda tööle saada ja seal vastu pidada ja teiseks ülipikki töötunde teha, eks. Et selliseid inimesi pigem on vähe, kes seda asja reaalselt naudivad. Ja võib-olla mõne jaoks see ei olegi üldse see, mida oskaks teha või suudaks teha, eks. Aga kuidas seda mõtet siis sina saaks ära kasutada enda jaoks? Et esiteks, ilmselgelt alustuseks võiks rahaasjad korda saada, et kui need sul veel ei ole korras, kulud ei ole kontrolli all, siis ilma selleta on päris raske edasi liikuda. Aga kui need baasasjad selged, siis investeerimist võiks õppida nii palju, et sa
põhiasjad saad selgeks. Ehk siis peamine selline suurem tulu, mis sa investeerimises saada võid, on esimene samm see, et sa esiteks hakkad investeerima üldse, sest kui sa ei investeeri, siis sul jääb kõik tulu saamata. Kui sa investeerid, siis saad tõenäoliselt juba mingit tulu kätte, aga teine samm on see, et sa õpid põhiasjad selgeks ehk õpid suuremaid vigu vältima ja siis sa saad juba sellise, ütleme, päris hea tootluse kätte. Ehk kui vaadata sellist pikaajalist investeerimist näiteks börsil, siis indeksfondidest paremat tootlust teenida on juba päris keeruline. Et kui sa saad selgeks, mis asi see indeksfond on, kuidas see toimib, kuidas seda enda jaoks kasutada, kust kaudu investeerida, eraisikuna investeerides võib-olla siis ka natukene maksustamise aspektid mingi aja pärast. Et noh, kohe alguses liiga oluline ei ole, aga mingid asjad tasub võib-olla selgeks teha. Et kui selle osa oled juba selgeks saanud, siis edasine õppimine börsi kohta on, ütleks siis nii, et marginaalse lisakasuga. Ehk sul on võimalik seda teha, seda on võimalik õppida lõputult palju, aga see lisatootlus, mis sa sealt saad, on väike. Ja või isegi tõenäosus, et sa saad mingit lisatootlust, on üsna väike. Ehk korduvalt olen rääkinud sellest, kuidas 80-90% fondidest jäävad indeksfondidele alla. Aga lisaks enamus selliseid investorid, kes ise oma investeeringuid juhivad, jäävad isegi nendele fondidele alla. Ehk nad teenivad veel väiksemat tootlust kui need fondid. Ja isegi, ja noh, ütleme siis nii, et isegi kui sa suudad seda tootlust teenida, siis see sõltub ka sellest, et milline su portfell on, kui suur. Et võtame näiteks teise näite, et mõnes teises varaklassis on vähemalt teoorias lihtsam saavutada üle keskmise tootlusteks. Et ühisrahastuses näiteks, kui sa lähed keskmist tootlust võtma, siis su tootlus saab päris halb olema, sest et keskmiselt on seal üsna halvad investeeringud ja mõned portaalid on täielik, ütleme siis nii, viisakalt öeldes saast ja teised portaalid on head normaalsed kohad. Et kui sa seal kõike võtad nagu indeksfond, siis sa saad täna, ma kahtlustan, päris kehva tulemuse. Et natukene tööd tehes saab see tulemus olema tunduvalt parem. Aga see võtab aega. Ehk kui su portfell on näiteks 100 000 eurone ja teenid sealt, ütleme siis 2% lisatootlust tänu oma tegevusele, siis see tähendab, et sa teenisid aastast 2000 eurot lisa, mis täitsa tore, eks, 2000. Aga kui su portfell on 10 000, siis samamoodi teeniksid sa ainult 200 eurot aastas. Mis jällegi mõtled, et jah, 200 eurot lisatulu, why not, kui niisama tuleb, siis päris hea. Aga kui sa paned arvestuse sisse, et sa kulutasid, ma ei tea, 10 tundi kuus näiteks selle 200 euro teenimiseks, siis ilmselt see eriti hea ei ole, eks. Et sa oleks võinud 10 tundi kuus hoopis lisatööd teha ja me peast praegu, mis see tähendab siis 520 tundi aastas või? Et kui sa 520 tunni eest ainult 200 eurot teenid, siis ilmselt pead midagi muud elus ümber mõtlema, eks. Et sa saaksid lihtsalt lisatööd tehes tunduvalt suurema tulu kätte kui sellise portfelli haldamise pealt. Ehk see nii-öelda haldamine muutub mõistlikuks ühel hetkel, ütleme nii, et siis kui portfell on ikka päris suur. Et selline väiksema portfelliga ta majanduslikult ei tasu ära. Küll võib-olla siis, kui sa reaalselt naudid seda tegevust ja see on sinu jaoks nii-öelda meelelahutus või hobi või mingi selline muu emotsionaalne väärtus käib sinna juurde, aga majanduslikult ta ei pruugi olla nagu enamus juhtudel mõistlik. Et selles osas tasub nagu mõelda ka selle energia ja ajakulu kontekstist. Lisaks siis ka alternatiivkulu, mis tähendab seda, et see aeg, mis sul kulub investeerimise õppimiseks, investeeringute haldamiseks, on aeg, mida sa saaksid tegelikult teha kas lisatöö tegemiseks või enda erialaseks arendamiseks ja sa võiksid teenida tõenäoliselt tunduvalt rohkem selle pealt. Et selles osas tasub jälle mõelda. Kui nüüd investeerimise see baastase on käes
ja edasine tase nõuab, ütleme siis nii, et hästi suurt ajalist ja energia investeeringut ja annab üsna väikest lisatootlust, või siis ütleks nii, et üle poolte juhtudest lõpeb hoopis väiksema tootlusega, siis mis võiks edasi teha, on see, et vähemalt minu arvates, ma julgen arvata, et enamikel juhtudel on mõistlikum panustada oma aktiivse tulu kasvatamisele. Ehk siis arendada ennast oma erialaselt, et saaksid näiteks paremat tulu, alustada mingit ettevõtlust või siis teha mingeid lisatöösid kõrvalt, et saaksid nii-öelda suuremaid summasid ja saaksid neid summasid siis investeerida. Ehk sa saaksid rohkem iga kuu kõrvale panna. See mõju on vähemalt alguses tunduvalt suurem kui see, et sa saaksid tootlust kasvatada mingi protsendi võrra. Et kui sul on valida, kas teenida 2% kõrgemat tootlust või investeerid iga kuu 100 eurot rohkem, siis ma olen päris kindel, et valdaval juhtudel see variant B on parem, vähemalt mitu aastat. Et pärastpoole, kui portfell hästi suur juba on, siis võib see protsent juba suuremat rolli mängida, aga alguses kindlasti mitte. Ja mida ka siin tasuks silmas pidada, on endiselt see sünergia pool, mis ma enne mainisin, et kui sul õnnestub leida viise, kuidas need kaks asja ühildada või vähemalt leida mingeid selliseid kohti, kus nad on üsna suures osas kattuvad, siis see on positiivne, ma arvan. Ehk võta mingi imeliku lambi näite, et kui sa töötad meigitehnikuna ja hakkad kõrvalt näiteks pagari töökoda pidama, siis need valdkonnad on ilmselt väga-väga erinevad. Et selles osas kattuvus on nagu väga väike. Et selleks, et õppida ennast töö kontekstis paremaks inimeseks või paremaks töötajaks, pead sa ühtesid asju õppima ja selleks, et seda pagaritöökoda paremini pidada, pead sa täiesti teistsuguseid asju õppima. Ehk jällegi, sul on kaks täiesti erinevat valdkonda, millele oma aega ja energiat mille vahel siis aega ja energiat pead jagama. Et kui sa leiad, siis mingid sünergiad oleks tõenäoliselt paremad. Jällegi, üks variant on see, et sa leiad näiteks viise, kuidas oma praegusel palgatööl või siis ettevõttes oma tulusid kasvatada või leiad mingi seotud ala, mis on vähemalt mingis olulises osas kattuv. Et näiteks, või eriti hea oleks see, kui sa leiad sellise ala, kus ühes alas arenemine aitab sind ka teises alas areneda ja seal selles mõttes samamoodi, nagu me enne siin mainisin, et investeerimisportfelli parem juhtimine annab ka parema palga ja vastupidi, et antud juhul siis ka, et sa töötad näiteks kahe ala peal, ühes alas arenemine aitab teises paremat palka saada ja vastupidi. Et kui seda eelmist siis mitte just eriti loominguliselt näidet edasi kasutada, siis näiteks seesama meigitehnik näiteks võib müüa oma klientidele mingit kvaliteetset meigikraami kaasa või siis pakub isegi mingit sellist igakuist või igakvartaalset sellist tellimuspaketti, et iga kord, kui see klient külla tuleb, saab oma pakki mingi hädavajaliku kraamiga kaasa ja nii edasi. Et selles osas selleks, et neid häid meigitooteid leida, sa ilmselt pead tegema seda tööd juba meigitehnikuna ka, aga see, et sa nüüd ka neid edasi müüd, see on ainult üks väike samm, eks. Et need kattuvad päris hästi. Et ma kahtlustan, et seda tehakse juba päris palju, kuigi ma ei ole kunagi meigitehniku juures käinud. Ma ei tea, kas see on õige termin üldse, aga sellised nagu ühisosad on üsna head kohad, ma arvan. Ja üks lisamärkus veel, ehk siis kui sa hakkad ettevõtlusega tegelema, siis tasub arvestada, et sa nii või naa lood olukorra, kus ettevõtte jooksutamine, ettevõtte töös hoidmine nõuab erinevaid teadmisi ja oskusi, mida sul oma enda töös ei pruugi kunagi vaja minna. Ehk siis sa tekitad oma aja ja energia kulule paratamatult selliseid valdkondi, millele sa pead seda jagama hakkama, ehk siis see võib ka nagu takistama hakata. Aga teisest küljest jällegi ettevõtlus on väga hea viis oma tulusid kasvatada pikemas plaanis. Et selles osas ei pruugi seda tingimata või ei pea seda tingimata kartma. Lihtsalt võib lugeda seda E-Myth
Revisited raamatut, et ettevõtlusmüüt on ta vist eestikeelsena. Et ma panen sinna blogisse lingid ka juurde, kus see on olemas. Et võib seda lugeda, sest see on päris hea raamat, kus ta toob välja selle näite, et mis kaasneb siis, kui sa hakkad spetsialistist ettevõtjaks. Et kuidas see erineb sellest palgatööst märkimisväärselt. Ja et selline mõte siis kokkuvõtteks. Ehk ma isiklikult tahaksin öelda, et õpi investeerimist ja see viib sind kohe sinna rikkusteni välja, sest siis mul oleks sulle hästi palju kursuseid müüa, aga paraku ma ei saa seda teha, sest ma arvan, et sinu jaoks ja ka minu jaoks, et väga paljude inimeste jaoks on enamjaolt siiski parem õppida, kuidas oma tulusid kasvatada, selle asemel, et keskenduda hästi palju investeerimise õppimisele. Et antud juhul need näited, mis ma tõin, ja nad ei ole kindlasti ainsad näited, eks, et neid inimesi, keda nii-öelda laiemalt inimkond või investor kogukond ei tea, neid inimesi on päris palju, kellel on täpselt samamoodi see oma aktiivne tulu ja investeerimistulu üksteist toetavad. Et seda osa me liiga tihti ei näe. Aga see, et me näeme, kuidas need inimesed õpivad investeerimist ja nad räägivad investeerimist nii edasi, et see on ainult see pinnapealne osa, et me ei näe seda, et see sama investeerimise õppimine aitab ka aktiivset tulu tõsta. Aga kui see sinul ei aita, siis võib-olla ei pruugi see olla see parim viis, mida sina kasutada võiksid. Et selles osas tasub nagu mõelda. Aga investeerida tasub kindlasti, eks ole, et seda ei tasu unustada. Lihtsalt aeg ja energia võiks minna teise valdkonna alla, tõenäoliselt. Et mõtle see enda jaoks läbi, vastavalt enda olukorrale siis. Loodan, et leidsid saatest midagi enda jaoks kasulikku, kas siis midagi uut või siis midagi vana meelde tuletamist ja loodetavasti saatsid ka midagi rakendada, mis aitab siis kiiremini sinu soovitud eesmärkideni jõuda. Tahtsin aga kiiresti öelda veel ühe asja täienduseks, ehk see sünergia mõte, mis ma siin välja tõin, ma kahtlustan, et see ei ole võib-olla kõikide jaoks selline prioriteet number 1, millega tegeleda. Et jah, kui sul kõik muud asjad on juba enam-vähem korras, siis küll. Aga kui sa näiteks passid, ma ei tea, 4-5 tundi päevas telefonis ja enesearendusega tegeled 15 minutit päevas, siis võib-olla on mõni teine valdkond, millega tegeleda kõigepealt, et kus see võit oleks suurem. Täpselt samamoodi, kui sa töö juures teed küll 12 tundi päevast just kui oled tööl, aga sellest 12 tunnist pool aega oled Facebookis või kuskil mujal sotsiaalmeedias, siis võib-olla tasub nagu millegi muuga tegeleda, eks. Et näiteks päris paljud kommentaarid seal video all tulid just töö ajal, nii et ma ei tea, millega te seal tegelete, eks. Et selles mõttes tasu nagu vaadata, et mis sinu jaoks see kõige lihtsam selline, inglise keeles on see low hanging fruit, ehk siis need kõige parem selline tasuvusega tegevus võiks olla, et kas saad võib-olla arendada ennast selles vallas, et enda see vundament korda teha, mis Kristjan Liivamägi mainib, tervislik toitumine, piisav uni ja füüsiline tegevus, ehk siis füüsilise vormi korras hoidmine. Võib-olla saad sellega tegeleda ja see annab sulle kõige suurema plussi. Võib-olla saad nende samade segavate faktorite kõrvaldamisega tegeleda, ehk fookuse hoidmisega tegeleda ja see annab sulle kõige suurema plussi ja nii edasi. Ehk siis neid, nagu siin eespool tegelikult ka välja tõin ja seal sotsiaalmeedia postituste all välja toodi, et mis on veel nendel 3 inimesel tegelikult päris palju ühiseid asju. Et kui sa need asjad saad korda tehtud, siis võib sellest sünergia osast rohkem kasu olla. Et tasub nagu mõelda enda kontekstist lähtuvalt. Et see ei pruugi olla see, mis on just sinu jaoks see esimene ja kõige tähtsam osa. Et võib-olla oled sa just täna sellises olukorras, kus tasub näiteks tööeetikale mõelda või mingitele muudele asjadele, eks. Et selles mõttes kasuta ikkagi kriitilist mõtlemist ja oma pead ja lähtu enda olukorrast. Aga tänaseks kõik. Tšau!